taastada inimeste usu Eesti ja enda ühiskonda kuuluvaks. Kas jätkame liikumist totaalse allakäigutekil või võtame suuna üles ühtsuse poole? Sest ka suured liivatormid saavad alguse ühe väikese liivatera liikuma minekust. Jah. Eelmine kord me siin just lõpetasime, kui ma lugesin ette, et nüüd süüdistatakse Vene Föderatsiooni valitsuse, kõik praktiliselt enamus ministeeriumite ja julgeolekuasutustega koostöös. Juba puhtalt selline avaldus näitab kogu selle süüdistuse absurdsust. Ma peaks olema sellise juhul lausa superkangelane või Stirlitz filmist 17 kevadest hetkel. Nii kogu selle uskumatult küünilise süüdistamise läbiarutamise on üks ja ainus õigustatud küsimus. Miks siis ikkagi Venemaa Föderatsioon ei kindlustanud ei mind, minu poliitilisi lähedasi, meie organisatsiooni rahaliste või meediavahenditega. Ka siis, kui mulle määrati isiklik kautsu. Ma räägin siin eelkõige endast ja erakonnast koos. Isegi pikka aega polnud on võimalik ennast muul viisil kaitsta kui ainult riigi advokaadi toel. Kuidas siis nii oluline isik prokuratuuri arvates, nagu Aivo Peterson, oli siis jäetud Vene Föderatsiooni üldriikliku tähelepanuta ja isegi Vene Föderatsiooni president härra Putin pole mind veel välja ostnud ega välja vahetanud. Ja paluks mitte tõe pähe võtta asjaolu, et keegi kolmas isik on Vene Föderatsioonis nagu minu nimel midagi toimetanud. See puudub igasugune loogika ja tõendusbaas. Aga vastust me prokurörilt ei ootagi. Kuna kogu süüdistus on poliitiliselt vastakast väljastatud, millel puudub igasugune loogilisus, ajaline kontekst ega selle poliitilise võrrandi vastus. Milles siis ikkagi on kannatada saanud Eesti põhiseaduslik riigikord? Ja mõttetu on rääkida ja korrata prokuratuuri ära liiendatud vana plaati, et ehk Aivo Petersonil oli peas mingi salaplaan, mille olemasolu me kahjuks pole selle 2 aasta jooksul ära tuvastada, tõendada suutnud. Ma avaldan kõigile siin saalis olijatele lõpuks
minu kindlalt hoitud saladuse. Seda nimelt, et mingit saladust ei olegi. Kas tõesti Aivo Petersoni planeeritav Moskvasse sõit ja ideekorje käigus alustatud humanitaarabi organisatsioon oleks võinud saada Eesti Vabariigile veskikiviks kaelas? Kas tõesti prokuratuuri arvates on täna Eesti riik nii nõrk, et ainult ideede arutamise tõttu võib Eesti põhiseadust põrmustada? Uskumatu. Rõhutan veel kord prokuratuurile, et Moskvasse või Venemaale sõitu ei tulnud minu otsuse alusel ja tsiviilkaitseühendust ei võetud organiseerimisse kollegiaalse otsuse põhjal. Mis ajast on Eesti uurimisasutused hakanud praktiseerima karistuspraktikaid preventatiivselt, karistades selle eest, et äkki oleks juhtunud, äkki oleksin sõitnud Venemaale Moskvasse, äkki oleksin kellegi poliitiliselt kohtunud, äkki oleksin veel läinud 9. mai paraadile ja härra Putini vastuvõtule, äkki oleksime rääkinud Eestist ja äkki mitte positiivselt, äkki oleksime teinud üle-Eestise humanitaarteenistusorganisatsiooni ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Aga äkki minu ja meie ühine rahutaotlus oleks peatunud sõja juba 2 aastat tagasi. Aga äkki just tänu meie kõigi palvetele Jumala poole oleks päästnud siis 10 000 Ukraina inimese surmast ja 100 000 invaliidsusest. Aga äkki just tänu meile oleks jäänud 100 külad ja 1000 ja 10 linnad Ukrainas terveks. Aga äkki just meie kõigi püüdlustele oleksime suutnud päästa kas või osagi sellest tänaseks 621 hukkunust ja 1924 invaliidistunud lapsest Ukrainas. Seejuures paljud nendest pole mitte ainsamatki päeva oma elus kogenud rahu. Aga äkki just minu isiklik suur mure Ukraina maa ja rahva saatuse pärast juhtis mind Donbassi. Aga äkki minu suur süda, empaatiavõime ja armastus Eesti Vabariigi vastu sundis mind tegema rahuliikumist koos, millest tänaseks on sündinud Rahuerakond koos kõikide Eesti rahuarmastavate inimeste jaoks. Ja pannes käe oma südamele, siis ütlen, et just nii see oligi. Prokuratuur on kogu Eesti ühiskonna jaoks välja mõelnud kolle kapis. Aga eks hirmul olegi pidavadki suured silmad olema ja siis vanarahvas rääkida. Seetõttu ei sobi demokraatlikusse Eestisse
mõne poliitiku isiku hulkust ega ametkonna totalitarismi. Siinkohal tasuks veel kord meelde tuletada prokuratuuri tunnistaja Ivo Juurvee ütlust, kus ta kinnitas, et Eestis pole narratiivide seadust, mis määratleks lubatud ja mitte lubatud sõnumid. Vaevalt Eesti tavaline inimene üldsegi neist midagi teab, kuigi härra Juurvel laual pidavad olema vastav liitlaste töövihik, siis vabandan, et minul puudub sellele juurdepääs, aga kuna see pidavad olema ka inglise keeles, siis arvatavasti jääbki minule saladuseks. Aga kas võimalikud ametnike töövihikud on siis prevalveeruvad Eesti põhiseaduse ja seadusandlike aktide ees? Igapäevaselt ümbritsevad meid meedia kaasamil tuhanded ja tuhanded poliitilised või muud ühiskondlikud narratiivid. Mida ja millistel alustel teha siis kindlaks nende Eesti ühiskonnale kõlbulikkuse olemus? Või nende kahjulikkus sisemisele või välimisele julgeolekule? Millised sõnad, mõtted, vaadete kogum, mõisted, nägemused ning millisest kontekstist lähtudes või esitatuna saab lugeda vaenulikuks. Vastasel korral iga sõnum võib ühel või teisel viisil sisaldada endas mõnda vaenulikkuse osa. Aga kuhu siis liigutada iga inimese õigust tema isiklikule siseveendumusele või ajaloolisele maailmavaatele? Sellised reguleeringud oleks kooskõlas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, mille artikkel number 9 määratleb mõtte, südametunnistuse ja usuvabaduse. Sama konventsiooni 10. artikkel määratleb ka sõnavabadust. Ja ka Eesti põhiseaduse paragrahv 40 ja 41 määratlevad ülalnimetatud vabadusi. Paragrahv 45 määratleb ka asjaolu, et Eesti riigis puudub riigitsensuur. Jah, aja vältel muutuvad olukorrad, valitsused, neid kõnetavad eri aegadel eri teemad, aga juhinduda tuleb alati põhiseadusest. Ajastute muutumisel muutuvad tihti ka väärtushinnangud. Aga see ei tähenda, et peaksime kaasa minema igat masti ajastute ühiskondlike hetketrendidega, ka hüsteeritsevate hetketrendidega. Põhiseadus lubab igaühel meil jääda oma maailmavaate juurde. Kuigi see ei pruugi toetada antud hetke valitsejate või riigi üleüldist nägemust. Ja see ei tee minust konvergentsist riigi reeta. Siinkohal meenutan ka meie Eesti riigi presidenti härra Alari Karist, tema üleskutset, kus ta palub jääda viisakalt eriarvamuste juurde. Veel kord seda rõhutada. Pole vahet, kus asud. Kas kodus
või sõdiva Venemaa televisioonis. Ka eelmine Eesti president proua Kaljulaid lausa korraldas avaliku kampaania nimetusega, kus kõlas, et sõna on vaba. Seetõttu austatud kohus, kas tõesti laseme nüüd öelda nendele kümnetele tuhandetele, kes usuvad siiamaani rahu võimalikkusesse ja headusse, et tegelikult seda ei eksisteeri. Et Eesti riik pole rahu poolel. Et erakond koos ei tohi propageerida rahu narratiive. Mina arvan sellest mida. Jah, minu maailmapilt ja nägemused ning ehk ka ootused on jäänud pidama ehk möödunud aegadesse. Aga ehk just aegadesse, kus ühiskonnas oli rohkem inimlikkust ja hingelist soojust. Ning me ei vaikinud maha oma hinge. Ehk olengi sellise ajastu lummuses, kus osati teha selliseid filme nagu Viimne relikvia, Laanetaguse suvi, Siin me oleme, Surma hindamine surnutud, Mehed sõdurisinelis, Tants aurukatla ümber, Kevade, suve, sügise, talve saagad, Hukkunud alpinisti hotell ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Seetõttu saate minu nägemust ja tegevuste alusel süüdi mõista mind kas lähtudes eetikast või moraali kompassist. Millises mõttes minu isiklikud maailmavaatsed nägemused oleksid kuritegelikud? Lähtuda saab eelkõige minu reaalsest võimekusest ja piiratusest. Viimase 3 aasta jooksul on tuhanded, kümned tuhanded inimesed külastanud Venemaad küll äriajamiseks, konverentsidel käimiseks, kultuuri- ja spordiüritustel või siis lihtsalt isiklikel põhjustel. See pole ju keelatud tegevus või Eestis ega Euroopa inimeste hulgas. Lubage siinkohal välja tuua mõned Eesti tuntud inimeste mõtted. Liha ühtegi. Pigem tuleb poliitiline lahendus Ukraina konfliktile. Jonatan Sevio, mitte milleski ei saa kindel olla, et osa Ukraina alasid saab tagasi Ukrainale. Härra Hartmann, Kaitseliidu paraadi peakorraldaja. Teeme kõik rahu heaks. Härra Klinkmann, me ei saa kõiki kodanikke kohelda kui riigireete, kui potentsiaalseid kurjategijaid. Vastasel korral läheb asi halvaks. Ka Euroopa Liidu loomise harta aluseks oli ju rahufilosoofia. David Sevio, me ei peaks erutama minevikust. Ja ma ise ka väidan, et me pole mitte kunagi vaidlustanud Eesti Vabariigi riigikaitse vajadust. Vastupidi, see peab olema mitmetahuline
ja võimalikult maksimaalse rahva kaasatusega. Tuleme siis korraks veel kord tagasi isikute juurde, kellega prokuratuur iga hinnaga üritab näidata kui pikaajalise ja varjatud koostöösuhe. Kõigepealt härra Rootsi liitumist meie MTÜ koostab. On hämmastav asjaolu, et ühe paljudest Eesti kodanikest härra Rootsi liitumine prokuröri arvates on kui ilmne seaduse rikkumine ja kui midagi enneolematut. Jah, Dmitri liitus kuskil suve teisel poolel, nagu ka kõik teised võimalikud kandidaadid. Selles pole ei miskit imelikku ega lubamatut. Tahaksin rõhutada asjaolu, et kui me kuskil kohtume kellegagi, kas eraviisiliselt või äriliselt, me suuremas enamus ei küsi teiselt osapoolelt tema isikuandmeid, ei küsi täpsustusi, tema lapsepõlve, noorukiiga ega lähisuulaste kohta midagi. See pole esiteks viisakas ega ka väärikas. Nagu ka kui tutvame inimestega kas ruumis või õues, ei palume temalt CV-d. Iseloomustust eelnevast töökohast või siis peab ta avalikult ütlema, kes on tema sõbrad ning milliste organisatsioonidega või spordiklubidega on ta seotud ning millisel moel. Kui tahab, räägib ise, kui vajalikuks peab. Aga kuulates prokuröri on jäänud arvamus, nagu oleksin jätnud tegemata süva taustauuringud nende inimeste kohta, ei teinud kartoteeki ega rajanud andmebaase. Aga sellisel juhul oleks juba olnud tegemist ebaseadusliku isikuandmete kogumise ja säilitamisega. Härra Rootsi pidas nõupidamistel ennast üleval nagu iga teine. Mõnes asjas rääkis kaasa, mõne asja kohta esitas küsimusi, aga enamus aja lihtsalt vaatas. Sest tavaliselt oli osalejaid ühel koosolekul alates 10 kuni 50. Ja kõikidele sõna võtta, kui see polnud teemakohane, poleks olnud võimalik. Selles mõttes pikki arutelusid me läbi viia ei saanud. Iga koosoleku lõpul koostati ka protokoll, mida sai saadetud kõigile, kes seda soovib. Kas ja millal saadeti neid ka härra Rootsi, mina isiklikult öelda ei oska. Selles polnud ka ju midagi keelatud ega erakorralist. Nagu ei avaldanud ka mitte kordagi meile teavet, keda ta nagu esindaks, mingid organisatsioonid või mingid inimesed. Nagu me ei saanud ka kontrollida asjaolu, et keegi meist edastas kellelegi koosoleku kokkuvõtte. Ja meie koosolekute peeti normaalseks asjaolu, et telefonid pannaksegi ära silme all. Kas tasku, kotti või teise ruumi. Et seda niigi lühikest koosoleku aega inimest ei raiskaks sotsiaalmeedias istumisega. See oleks austus ka teiste osavõtjate suhtes. Minu ja härra Rootsi privaatkohtumine esimest korda toimus alles 3 kuud
peale tema töögrupiga liitumist. Esiteks me esialgu temaga suhtlesime väga vähe. Tema oli hõivatud oma tööga, nii nagu mina olin hõivatud teiste omataoliste omavaheliste kohtumistega. Et kokku saada nii-öelda see liikumise koos aktiivgrupp ning arendada ka edasi siis soovi erakonna koos loomist. Ja seda sain ainult teha inimestega, kes igapäevaselt elasid Eestis. Dmitri ei elanud Eestis. Kui Dmitril oleks olnud kiire vajadus või meil mingi omapoolne kiireloomulise suhte loomise vajadus mingite teiste riikide esindajatega, siis milleks oleksime pidanud ootama 3 kuud. Eriti silmas pidades, et puudusid praktiliselt finantsilised ja meediapõhised võimalused organisatsiooni koos arendamiseks. Meil kohtumine härra Rootsiga ei omanud mitte vähimatki ametlikku suunda. Sain lihtsalt ära kuulatud tema ametliku maailmanägemuse, millega kas sain või ei saanud nõustuda. Lihtsalt inimlikult üritasin kombata ja otsida meid ühendavat ühisosa. Milleski nõustusin, milleski mitte, nagu ikka me kõik teeme. Kuna Dmitri oli mind koosolekutele kuulanud ja ehk näinud minu maailmavaatelisi poliitikuid, siis oli minul huvi kuulata tema seisukohti. See sisaldas nii tema argumenteeritud väljendusi, kuidas sarkasmi ja ehk irooniat, sest tegu polnud mõne ametliku vastuvõtuga, vaid 2 erineva inimese viisakalt sõbraliku mõtete vahetusega. Mitte keegi meist ei pidanud ei suuliselt ega kirjalikult üksteisele mingit kinnitust või truudusvannet andma. Kus ja millal oleksin pidanud siis oma inimestega kohtuma, sest koosolekud on kohad, kus arutatakse üldiseid küsimusi, mitte isiklikke maailmavaatelisi seisukohti. Isegi kõige parema tahtmise juures ei saa väita, et antud pealt kuulatud vestlus oleks mingilgi määral enese sisaldab Eesti Vabariigi vastast retoorikat, soovib kahjustada või ja mõjutada poliitilist julgeolekut, muutma mind oma maailmanägemust või võtta vastu kellegi korraldusi ja propagandistlikke suuniseid. Ka minu sõnad niinimetatud Eesti võimalikust kallist mahamüünd oli mõeldud sarkasmina. Nagu iroonia, sest mida, kellel oleks saanud midagi maha müüa, omamata selleks ei erakonda, ei poliitilist võimu Eestis ega vähimatki majanduslikku positsiooni. On kõige tähtsam. Puudus selle vajalikkus ja motivatsioon. Väide millegi maha müümist oli pigem kujundlik ja sarkasmiline. Sest aasta 2022 kõlasid ühiskonnas lahmivad näpuga näitamised nende suunas, kes püüdsid oma ärisidemeid ja muid aktiivseid kontakte Vene Föderatsioonis
vaatamata ühiskonna hüsteeriale alles hoida. Ja need, kes seda püüdsid, siis neid nimetati nagu Kremli-meelsed. Ja nagu me mäletame, siis ka meie endise peaministri abikaasa ettevõtmine oli viimase momendini Vene Föderatsiooni turul. Aga meeldetuletuseks aastast 2024. Lihtsalt teadmist. Venemaa müüs aastal 2024 mineraalsed maavarasid üle 800 miljardi dollari eest. Euroopa Liit ostis Venemaal analoogseid kaupu 203 miljardi euro eest. Täna on avalikult teatanud oma soovist tagasi Vene Föderatsiooni turule pöörduda sellised rahvusvahelised komponendid nagu Samsung, Kia, LG, Hyundai, USA filmikompaniid ja need edasi. Ka meie koos erakonna nägemuses on olukord, kus varem või hiljem see verine ja ebaõiglane sõjaline konflikt leiab oma lõpu. Ning erinevad maailma riigid otsivad uusi kontakte nii Vene Föderatsiooni kui ka Ukrainas. Täpselt nagu juhtus ka see peale teist maailmasõda Saksamaale. Ja arvan, et pole ka Eesti siin teadus erand. Füüsiliselt pole võimalik Eestit Vene Föderatsiooni piiri ääres teisele poole maakera üle kolida. Kahjuks globaalne majandus ei võimalda ka tõugata Vene Föderatsiooni täielikku majandusembargosse. Kuigi täna üritatakse läbi sanktsioonide ikkagi Venemaa tagasi saada läbirääkimiste laua taha püsiva rahu saavutamine. Annaks aga Jumal seda rahu Ukraina maale ja rahvale. Ja nii nagu aasta 2022, nii nagu ka aasta 2025 loodame need kõik konflikti lõpule. Mida kiiremini seda paremini lõida. Ja aastal 2022 lõpus olid paljud meist suhteliselt optimistlikult meelestatud, et sõda lõpeb varsti. Ka mina uskusin sellesse, lootsin sellesse. Ja täna oleme siin, kus me oleme. Nii et need üksikud vestlused härra Rootsiga olid pigem hüpoteetilised nägemuste ja visioonide vahetusi. Puudus detailsus ja igasugune konkreetsus. Samasugune hüpoteetiline oli meie võimalik reis Moskvasse, et kohtuda hüpoteetiliselt mingite võimalike inimestega. Ehk siis sõita kuhugi, ei tea kuhu, ja kohtuda kellegi või ei tea kellega. Ning et äkki õnnestame Eesti Vabariigi alusväärtusi, ei tea mismoodi. Rääkida millest ei tea, otsustada midagi, millest pole aimugi. Ja kogu prokuratuuris süüdistus oma olemust on otsast otsani täis abstraktsus ja null loogika. Üks sõna siit, teine tükike lauset sealt. Seda ei saa isegi suure tahtmise korral lugeda ajaliselt ega ka tegudelt Eesti Vabariigi vastaseks tegevuseks. Ikka aja jooksul huviviisiliseks varjatud tegevuseks. Härra Rootsi kohtus enne meie omavahelist kohtumist korduvalt teiste töögrupi liikmed.
korda. Ei olnud minu asi meie inimeste eravestluste taga nuhkida. Selle nimi on usaldus. Nii et prokuratuuri väide, kui peaaegu toimunud sõidus ja kohtumistest jäävad kõik isikliku fantaasia maailma ja subjektiivsuse raamidesse. Sest mina võtsin vastu otsuse mitte sõita, mitte kohtuda. Praktiliselt 2 kuu pärast läksid meie ideed Dmitriga lahku, kuna olid erinevad nägemused. Koos härra Rootsiga lahkusid Julia Svet-Panteleva ja veel erinevad 4 töögrupi liiget. Ka lihtsalt kokku oli nende hulgas. Toimus nii-öelda poliitiline pereheitmine. Ei midagi ebaloomulikku. Dmitri puhul oli probleemiks, et ka tema soovivad osaleda valimistes ja valimiskampaanias, kohtuda tänavatel valijatega. Samal ajal kui kõik teised töötasid tänavatel. Ja Dmitri käis harva ka reaalselt Eesti nõupidamistel. Annetusi ta meile ei teinud ega ka meie temalt ei küsinud. Kuna tal vähemalt meie arvates puudusid isiklikud ambitsioonid. Mis puudub võimalikku samalaadset koostöö võimalikkuse Andrei Andronoviga, siis joonestub välja samasugune prokuratuuri vahatahtluse või ebakompetentsuse käekiri. Kokkupuuted Andreiga olid eelkõige seotud Vene Föderatsiooni humanitaarabi organisatsiooni Возрождение poolt organiseeritud nende tööalase reisiga, kuhu liideti mind ja Serbia ajakirjaniku Ljubomir. Ja mitte keegi, ei Andrei Andronov ega mõni muu kolmas isik või organisatsioon oleks saanud minult tellida mitte mingit arvamuslugu kellegi osapoole kasuks või kahjuks. Samuti pole ega oleks saanud ollagi minupoolset soovide kohtuda ei Vene Föderatsiooni julgeolekuga või poliitiliste ringkondadega seotud isikutega. See oleks olnud välistatud minu põhimõtete alusel ning oleks kohe alguses pannud halba valgusesse minu empaatiast lähtuva humanitaarreisi. Üritasin kohe alguses minimaliseerida võimalikke riske, et mitte kellelgi pärast ei tekiks küsimusi minu eesmärkide suhtes. Esiteks Andrei tööandja andis mulle suhteliselt positiivse hinnangu Andrei isiku kohta. Nii inimesena kui töötajana. Ma ei pidanud siis vajalikuks mingiteks lisatausta uuringuteks. Ma ei usu, et tavainimesena oleksin saanud tema kohta erilisi kompromiteerivad materjali. Sest vaevalt Andrei oleks näidanud oma kirjavahetusi ja kontakte mulle. Veel vähem oli mul ettekujutus, milliste inimestega Andrei Venemaa suhtleb. Olin arvamusel, et kui Andrei oleks olnud probleeme meie julgeolekuorganitega, siis oleks ta juba ammu ette võetud. Tema erapooletust kinnitasid tema internetis levivad kaadrid ajakirjanduslikust tegevusest operaatorina, kelle hulgas oli nii mitmedki teatud tuntud
Euroopa meediakontserni esindajad, nagu näiteks Reuters. Lisaks veel Itaalia ja Baltimaade ajakirjanikud, ka Soomest. Nagu ka Donetski linna näitel, kus ööbisime 3 ööd ning mille põhikülalisteks hotellis olid ajakirjandusega seotud isikud. Need austatud koos. Aivo Peterson pole oma olemuselt kiromant ega selgeltnägija, kellel oleks võimalus näha inimeste sisse või teadmist, nagu seda ootab minult prokuratuur. Nii et mul on tõesti äärmiselt kahju, et usaldasin naiivselt inimesi enda ümber, ehk oma sisetunnet, et nii mõnigi neist tuli minu ellu kui Trooja hobune. Selle tulemusena on minu elus läinud üle 2 aasta kuldset aega, mida välja rebitud minu 2 tütre elust, ilma jäetud minu õe Ingrid hooldusest. Samuti olid minu arutelud poliitiliste päevateemade kohta suht minimaalsed temaga. Kuna Andrei mitte mingi tegevusega polnud seotud erakonna kursiga. Minu arust ta ei näidanud üles ka vastavusilust huvi. Ainuke, millest ta nagu osales, oli Oleg Ivanovi poolt telekanali tallinlased omaniku Oleg Bessedini tellitud reklaamsaadete operaatorina. Minul Aivo Petersonil puudus igasugune juriidiline või mõni muu suhe antud internetitelevisiooniga. Selleks puudusid meil rahalised vahendid ning samuti mitte iga Oleg Ivanovi osalusel tehtud diskussioonisaate külalise maailmanägemus ei läinud meie omaga kokku. Seetõttu 20 Oleg Ivanovi poolt organiseeritud saatest, majandussaatest, osalesin mina umbes 5. Ka nendes saadetes ja diskussioonides ei pandud me kahtluse alla Eesti Vabariigi terviklikkust või põhiseadusliku valitsuse kõrvaldamist ei vägivallaga ega vägivallaga. Vastupidi, ainult läbi otsese osalemisega valimistel põhiteemadeks olid majandusarengute tulevik, sotsiaalse ühiskonna sidusus, Venemaale suunatud sanktsioonide efektiivsus. Seetõttu kogu minu seos härra Andrei Andronoviga oli puht tehnilist laadi ega puudutanud ideoloogilisi süvaanalüüse. Väga hästi tuli see välja härra Andronovi kirjavahetusest tema lähikonnaga. Selles oli hästi näha, et mitte ükski siin süüdistuses esitatud isikutest ei omanud minuga mitte mingit kontakti, vaid püüdsid edastada või mõjutada Andrei mind mõjutama. Ja nagu seda oli näha Andrei ja minu vahelises suhtluses, siis ta ei suutnud mind selles mõjutada. Näiteks Venemaa esindajatele ei meeldinud minu nägemused rahunarratiivides
ja nende esitamist Vene Föderatsiooni meediakanalites. Härra Dronov, ega mitte Rootsit polnud ei läbi minu ega omavahel suhtlust. Minul selleks puudus igasugune informatsioon. Ka loodava erakonna aruteludel pole Andronov kunagi osalenud. Kus ja millistel sotsiaalmeediakanalites ta võis olla? Kas jälgija või sõbralistis? Mina mõtlenud ei oska. Meil oli neid meediakeskkondi nii palju. Jälgijaid, sõbralistis tuhandid, kui mitte 10 000. See poleks olnud võimalik. Ja kas tema või keegi nendest postitas meie lugusid kuhugi? Samuti pole lugu. Avalikus ruumis olevad postitusi võis igaüks vabalt alla tõmmata või edastada. Kuna kogu materjal oli vabalt saada. Ei andnud mina ega keegi teine meie töögrupist mitte mingeid juhiseid ei ühele ega teisele. Et meile osutataks digitaalset võimekust või otsida finantsilist abi. Praktiliselt kogu 2022. aasta oli meil alles kujunemise aasta. Vastutusalad olid välja kujunemata, pidevalt muutusid aktiivgrupi koosseisud, ühed töögrupid avati, teised suleti, kogu areng oli kaootiline, inimeste taustaluming oli tagaplaanil. Sest inimeste astumisel erakonda annavad nad ju ise allkirja, et meil on õiguslik alus kuuluda meie organisatsiooni. Veel vähem peaksime tegelema ebaseadusliku jälitustegevusega. Eesti kodaniku puhul on tema eelduseks, et ta on seaduskuulekas ja lojaalne kodanik. Natuke sotsiaalmeediast. Olen poliitikas olnud tegev väga kaootiliselt. Ainult kohaliku omavalitsuse tasandil. Alguse tegin 2004. aasta valimiste aegu. Järgmise korral aastal 2008 kutsus mind Narva piirkonna juhiks Sotsiaaldemokraatlik erakond, kus alustasin selle loomist nullist. Asi oli nii edukas, et järgmistel Riigikogu valimistel me saime härra Ossinovski mandaadi Riigikokku. Kuna Narva on piirilinn, siis alati on kõikidest kohaliku omavalitsuse valimiste programmides läbi käinud ka riikide vahelise koostöö arendamine. Ka meie tolleaegsed videoreklaamid said tollase Sotsiaaldemokraatliku erakonna peakorteri poolt heaks kiidetud. Venemaa polnud siis veel nii agressiivne ning nagu mina, nii ka enamus lääneriikide esindajad olime suht optimistlikud meelestatud Venemaa demokraatiliste protsesside jätkumiseks. Aastal 2021-2022 oli kohalike elanike rahulolematus kerkinud negatiivsele tasemele. Seetõttu pidasin vajalikuks anda inimestele väljund selle negatiivsuse maandamiseks. Võimust oli võtmas apaatia, poliitiline korruptsioon, ühe ja ainsa erakonna manipulatsioon aastate jooksul. Ikka asjad
asjaolu, et naaberriigi Venemaa konflikt Ukrainaga külvas oma propagandaga piisavat segadust. Soovisin pakkuda ühtsuse ideed, poliitilist rotatsiooni, usu taastamise võimalust Eesti Vabariigi demokraatias. Need mõtted sai avaldatud isikliku sotsiaalmeedia kontodel ja kaasahoidjate heakskiidu. Kõik need avaldused materjalid olid kooskõlas Eesti Vabariigi õigusnormidega, lähtusid eelkõige sotsiaalmeedia kasutusjuhenditest, mis oli kategooriliselt keelatud. Vaenu ja viha külvavad sõnad. Sest vastasel korral oleks minu postituse kustutatud ja konto blokeeritud. Samuti pole kuritarvitanud sotsiaalmeediat, et kutsuda inimesi tegema midagi, mida võiks käsitleda kui riigikorra vastalist tegevust. Küll aga arvamuse avaldamiseks, mida arvame ühest või teisest ühiskonnas toimuvat protsessi. Tihti püstitasin teemasid nii-öelda küsimuse vormis, kutsudes inimesi üles diskussioonidele ja isegi ühiskonda lõhestatavatele teemadele. See ongi normaalse ja terve demokraatia osa, et juhetakse lahendada tundlikke teemasid, poliitiliselt ebamugavaid teemasid. Rääkida asjadest, mis võivad ka hingele haiget teha, siis pole ehk ka poliitiliselt korrektsed, aga just see näitab ühiskonna tugevust ja taluvuse närvikava, meie vaba ajakirjanduse küpsust. Aga kui Eesti riigi jõustruktuurid on antud küsimustes eriarvamustes, siis palun reguleerige need käitumisjuhendid. Ja ikkagi on õhus üks ainus vastamiste küsimus. Milles ja millal muutus minu või loodal erakonnad koos poliitiline või ühiskondlik sõnum? Sest seda küsimust on postitanud prokuratuur 2 aasta jooksul. Ilma selle vastuseta ei saa antud kaalutust kohe mitte võtta kui riigi reeglist. Milline oht ja vaenulikkus sellega siis riigile kaasnes? Nii erakond, organisatsioon kui ka avaline firma võivad muuta oma arengustsenaariume ja poliitikat igapäevaste arutelude käigus vajaduspõhiselt. Kuidas siis ikkagi austatud prokuratuur suudab kohtu koosseisu ja meid kõiki veenda selles, et kõik need, kellega kas kohtusin või abstraktselt võisin kohtuda, oleksid olnud kas sanktsioonide all olevad isikud või oleksid nad olnud Eesti Vabariigi suhtes vaenulikud meelestatud inimesed. Mis alusel eeldab prokurör ja prokuratuur ja kõik minu võimalikud kohtumised ükskõik kellega, nii siin Eestis kui ka Venemaal, oleks saanud toimuda ainult inimeste poolt, kes oleksid Eesti Vabariigile vaenulikud meelestatud. Minul poleks olnud mingit probleemi kohtuda ka võib-olla härra Putini isiklikult öelda talle, et see sõda on vale, see, mis sa teed, on vale ja kuritegelik. Aga siis ma oleks ehk olnud juba mitte siin vanglas 2,5 aastat, vaid hoopis teise riigi vanglas. Miks ikkagi lihtsalt toimunud kohtumisi üritatakse prokuröri poolt näidata kui kujundatavat tegevust Eesti Vabariigi põhiseadusele? Kuidas siis ikkagi ja milliste kriteeriumite alusel prokuratuur peab Eesti Vabariigi kodanikke
kõrge riskifaktoriga inimesed, keda on suht kerge kallutada riigi reetmisele. Eesti kodanikud kui potentsiaalsed kurjategijad. Uskumatu 21. sajandil. Mis arvab prokurör, et ma olen ajas muutunud vedelamaks, põhimõtte lagedamaks, moraalselt ja vaimselt nõrgaks ja mõjutatavaks. Nii et mitte keegi ei saa mulle ega minu kohta väita, et härra Rootsi, härra Andronov või härra Rustlevitšil oleksid olnud vähimatki võimalused muuta minu maailmavaadet või siis koos töögruppide vaateid programmi saates. Seda, et erakond ei saadud 3 katsel registreeritud, oli puhtalt andmete eksliku sidestuse tõttu. Mitte, et meie tegevus oleks olnud kriminaalset põhjust. Ka vastavasisulise kohta hagi me võitsime Tartu maakohtus, mis andis meile kinnituse erakonna registreerimise õiguspädevuses. Meiega liitusid 10 inimesed päevas. Jah, meil puudusid vastav kontrollipädevus, oskused, teade, vajadus, viisid, materiaalne baas, õiguslik alus tegeleda inimestega kui kurjategijatega, prokuratuuri arvates. Ka parema tahtmise puhul me poleks saanud teada inimese sisemise eesmärki või tema ootusi. Jälle jõuame sinna, et tõepoolest, et mitte ühelgi koos liikmel pole sellised kiromantsed ja selgelt nägija võimi. Vladimir Mihhailovi ja Ruslan Krõlovi nime kuulsin alles kohtumaterjalide tutvumises jälgis. Pole ei härra Rootsi mulle tutvustanud ega nemad ka minuga mitte iial ühendust võtnud. Ma ei teadnud nende inimeste olemasolu ja nende rollist mitte Rootsi. Kui selline roll üldse oligi. Kõik minu isiklikud andmed kui ka eelnevad tegevused olid mul avalikult interneti keskkonnas olemas, vabalt kättesaadavad. Igaüks võis kopeerida, kirjutada endale mida tahes. Nagu ka härra Trušlevits, kui Euroopa Liidu liikme Ungari kodanik tuli minu kabinetti. Ta tuli kui humanitaarabi organisatsiooni Valdarabini esimees, kes antud pressituuri eest vastutas. Ta andis sõna-sõnalt loa vabalt filmida neid kohti, inimesi ja sündmusi, kus meil oli lubatud turvakaalutlusel seisma jääda. Nagu ka minul oli vaba luba kasutada kogu oma filmitud materjali oma äranägemuse järgi igas meediakeskkonnas, kus aga sain. Mingeid ettekirjutusi antud hetkel, antud kõnes mulle tehtud ei olnud. Kui oleks olnud sellised tunduslikud või käskivad ootused minult, siis ma ei oleks sinna sõitnud.
pannud neid inimesi pidama siis kuritegelikult või nende soove ja abistamist Eesti Vabariigi põhiseadust ohustavates tegevuses. Usun isiklikult, et ka Venemaal on palju neid inimesi, kes suhtuvad tegelikult hästi Eesti Vabariiki, meie riigikorraldusse ja inimestesse. Häid inimesi on alati rohkem. Aga tõepoolest, kui keegi otsib negatiivi, siis alati võib leida selle ühiskonnas. Inimeste hulgas, mõtete hulgas. Mõni saab siin palka sellest. Miks siis alustada ikkagi seda rahu ideoloogia baasil liikumise koos? Et mõista kogu minu käitumise omapära ning ühe või teise otsuse tagamaid tuleb korraks viis ajast tagasi minna. Olen sündinud ja üles kasvanud Lõuna-Eestis ja asjaolude tõttu sõda, küüditamine, nälg, vaesus olid minu vanemad praktiliselt hariduseta, lihttöölised ja arvatavasti ka oma elukohas Auvere külas kõige vaesemad. Lapsepõlve meenutab joodikust isa, kes ema invaliidist eksis. Minust 3 aastat vanem õde, kes on olnud terve oma elu vaimupuudega invaliid. Periood elus, kus olen 2 korda paljaks põlenud. Ma mõtlen, meie kodu on maha põlenud. Loomulikult haigused, alatoitud, raske töö. Talviti oli söögis nii külm, et vesi külmas ära. Ma arvan, et mul pole mõtet rääkida, kuidas suhtuda minusse koolis, kui sul on alati kõige halvemad riided. Isa poolt saadud vene perekonna nimi. Mõnitamine, jõud koolist ära jooksnud. Aga oli ka üks asi, mis mind saatis kogu lapsepõlve. Kohati lausa haiglaslikult fanaatiline soov õigusele ja õiglusele ja inimlikkusele. Just need kohati äärmuseni tõusvad tunded talustasid mind selleks, et olla ise teiste suhtes õiglane. Kaitsta nõrgemaid, olla aus, püüda liikuda kogu aeg enda parendamise poole. Minu kinnisideeks oli see, et minu perekond, minu lapsed ei peaks mitte kunagi läbi elama selliseid kannatusi ja lausvaesust nagu mina, minu õde. Kuna nii lapsepõlves kui ka Vene armees elasin läbi palju vägivalda, siis minu iseloomus andis tunda toon igatsus rahulikkusele, koostööle, kompromissidele. Just minu vanaema pani aluse minu rahu ja patriotismi narratiividele. Ja kogu oma hingest olen tundnud vaimset sidet hukatud vanaisaga. Just ka see oli põhjuseks, miks panustasin ennast taasiseseisvumise saavutamiseks ning miks suundusin vabatahtlikuna tööle Eesti kõige raskemasse regiooni 1992. aastal, Ida-Virumaale. Milleks seda räägib? Sellepärast, et avalikus ühtsuses on püütud mind näidata viimasel 3 aastal mingit koletist, Kremli-meelset putinisti trollina. Ja see teeb mulle väga haige. Ülimalt ebaõiglaselt üritatakse teha minust poliitilist hirmutist, kui malakat vaba arvamusvabaduse ja muude isikuvabaduste ning demokraatlike väärtuste igalete vastu.
2004 tuli mul lahkuda piirivalveteenistust, kuna eurodirektiivid ei lubanud edasi töötada teenistuses kaotatud üheneerutust. muidugi ma muretsesin oma tuleviku pärast, hirm kukkuda tagasi oma perega vaesuse tagusse. Aasta 2015 alanud eskalatsioon Ukraina ja Venemaa vahel kiskus uuesti need hirmude vanad haavad lahti. Lisaks ka veel Ida-Virumaal toimuvad sotsiaalsed negatiivsed muutused nagu korruptsioon, Venemaa mõjusfääri suurenemine, töötuse kasv, noorte lahkumine, ühe erakonna ainuvõim aastakümnete jooksul, lootusetuse kasv, kohalike piirkondade esindajate puudumine riiklikul tasandil, kaudse vaesumise kasv ja riikliku patriotismi kahanemine ning usalduse puudus igasuguste keskvõimu ilmingute suhtes. Täpselt nagu seda mainis proua Berling selles dokumentaalfilmis. Tema kindlasti eelmise justiitsministrina sai sellest väga hästi aru. Selle viimase 20 aasta jooksul on Ida-Virumaa olnud kui üksikute erakondade hetkeliselt peatuskohad. 2 kuud enne valimisi ja kuu peale valimisi on neid näha, siis jälle aastateks vaikus. Ja ka minul, nii nagu igal hoolival isal tekkis mure ja hirm, et millise ühiskonna jätan oma 2 tütrele. 2 kenale hingele, kellest olen oma eeskuju kasvatanud oma kodumaad armastavad isiksused. 2021. aastal hakkas ühiskonnas kerkima vastuolud, mille käigus tekkis keskkonda palju isiklikult, vaimselt, mentaalselt ning ka sotsiaalsel tasemel vastasseise ja müsteerilist tihkelist. Algas see mälestusmärkide teemast ning 2022 süvenes paranoiliku suhtumisega Eestis Ida-Virumaal elavate inimeste suhtes seoses Venemaa kallaletungiga Ukrainasse. Ka siia saabuvate sõjapõgenike pärast. Olles elanud üle 30 aasta antud regioonis, või täna täie vastutustundega väita, et valdav enamus elavad inimesed peavad seda Eesti osa oma kodumaaks ning loevad ennast patriootideks. Ja ühiskonnas juhtus see, mida mina kartsin kõige rohkem ja mida tõelises demokraatlikus ühiskonnas juhtuda ei tohi lasta. Inimesed vaikisid. Tõmbusid endasse. Sisemised emotsioonid kasvatavad siiamaani varjatud ängi ja viha. Just selle sinatse olukorra kohta on Postimehes, ajalehes Postimehes 16.10.24. aastal kirjutanud artikli kolumnist Maarja Vaim pealkirja all hirmutamist meie ühiskonnas. Mõned faktid sellest. Aina rohkem hirme külvava maailma ees on kõige targem olla vait ja tõmbuda endasse, suunates kõik vastakad tunded ja ärevused oma sisemaailma. Nii röövitakse tuima järjekindlusega igale inimesele nii vajalik kuuluvustunne
ühtlasi aegamööda ka tema kultuuriline identiteet. Lahenduse asemel on juba aastaid tegeletud pigem probleemide kultiveerimisega ja segaduse külvamisega. Igasugune hirmu õhustiku loomine toob kaasa vabatahtlikult alistava käitumise. Ärevas õhustikus on teha lihtne inimestele selgeks, et ainuõigena esitatava seisukoha kahtluse alla panemine ohustab kõiki. Ohustab ühiskonna toimimist ja riigi funktsioneerimist. Autor Jüri Lotman oma uurimus tõdeb, et hirmu massilisus kutsub esile sotsiaalse, ühiskondliku või poliitilise tegevuse või vastutegevuse nii-öelda nõiajahi näol. See, mis täna tegelikult toimub erakonna koos vastu, Raivo Pendersoni vastu, meie kohtaluste vastu, ka paljude muukeelsete inimeste vastu Ida-Virus, Tallinnas, üle Eesti. Aga see on juba lõhestumine. Ja ma ei saanud lubada Eesti ühiskonna lõhestumist. Sest see on nagu katel, mis podiseb ja keeb, kaan on kinni ja kunagi teab, kus ja mis ajal see kaane pealt ära viskab. Osa Eesti ühiskonda kavatseb täna riigist lahkuda. See pole saadud. Paljud tegelevad nii-öelda sotsiaalse enesehävitusega. Aga arvestav osa meist on lihtsalt hirmus kangestunud. Lausa hangunud, elades nagu mingis omas kunstlikus enese jaoks ehitatud virtuaalmaailmas, nullis. Aga minul oli tekkinud selline alateaduslik hirmutunnetus juba 2021. aastal. See ajendas mind otsima võimalust sellise uue kaasaja vaikiva ajastu müüri lammutamiseks. Miks sellest teavitamist Eesti ühiskonda? Tänasel päeval nii eestikeelne kui Eesti venekeelne meedia räägib, et ühiskonna sotsiaalsed kihid vaikivad. Puudub laiapõhjaline diskussioon, arutelud, väitlused, seisukohtade vabad väljendused, et taastada ühiskondlik sidusust, lai kaasatus, koostöö, konsensus ja stabiilsus. Ka ajakirjanikud on korduvalt tõdenud, et osa täna Eesti ühiskonnas käivad nii-öelda rusikas taskus. Rahulikkuse roll pidi just seisma viimati niinimetatud väärtuste eest. Seda väljendasime kogu aeg kõikides meie postitustes, koosolekutel, avalikel esinemistel, oma flaieritel, programmis ja põhikirjas. Prokuratuur on maininud pidevalt Koosi suunal, et meie rahunarratiivide puhul on tegu Kremli jutupunktidega. Mis uuringu, mis teadustöö või seaduse alusel saame selliselt väita? Minu nägemuste alusel ei saa rahunarratiiv kuuluda mitte kellegile, mitte ühelegi riigile, võimule ega isikule. Eriti kuulates meie tänast Eesti ajakirjandust, kus igapäevaselt väidetakse, et just Kreml ei soovi rahu, siis
siis mismoodi meie kajastasime Kremli narratiive. Eesti patrioodina oli mul äärmiselt valus kuulata, kuidas mind ja meie inimesi seostati mitte meile omase maailmavaatega, niinimetatud Vene maailmaga. Ja ka täna on endiselt seisukohal, et just Looda erakond koos aastal 2022 üritas kõik endast teha, et ligi 40% Eesti elanikest ei kaotaks oma seostust Eestimaa juurtega ja kodutundega. Et mitte lasta neid hulkuma nii-öelda erinevatesse võõrastesse maailmadesse. Sest kodutu ja juurdeta inimene muudetakse proletariaadiks. Aga me mäletame seda proletariaati. Me oleme selle läbi käinud, selle tee läbi elanud, üle elanud. Ehk aitab juba. Ja just see sõnum oli minu sooviks viia Toompeale, Tallinnas asuvasse võimukoridoridesse. Ajaloo on tihti üks väga halb komme. Nimelt korrata ennast. Aga eile ajalugu kipub veelgi grotesksemana korduma Euroopa näitel ning selle minivariandina ka Eestis. Alljärgem näide iseloomustab minu isiklikke hirme ja see peegeldus tagasi ühiskonda. Just see on üks põhjustest, miks minule läks nii valulikult hinge, mis toimub mäletusmärkide ümber. Miks on isiklike sisekaemuste tarvis minna otsima vastuseid Donetskisse. Äkki meeldetuletus veel kord lapsepõlve. Kuna olin suhteliselt vaesest ajastust, siis sõpru oli mul tollal väga vähe. Minu peamisteks kaaslasteks kogu minu lapsepõlve juures olid raamatud. Lugesin palju, lugesin neid isiklike raamatukogude kaupa. Palju lugesin ajaloost, sõjast, muud kirjandust, eriti dokumentaalset kirjandust. Ka minu kahe lapse ema on vene rahvusest. Aastatel 2015-2023 päris tihti hüsteeritseti ühiskonnas ja märgite mõttega, et kõik venelased võiks võtta oma kohvrid ja minna Vaksalisse ning liikuda Venemaale ära. Seda oli täiesti meedia kui sotsiaalmeedia. Ja Чем нужно давать этого? Валидол. Каждый раз. Сердце болит. Ладно? Особенно вот бабушкам, вот, родителям. Валидол, да. Какой помидор? Помидор. Помидор. Да, у них эти тоже руки дрожат, они это тоже судьи. Шагур. Тоже
Что-то кажется, да? Спасибо вам. Пока весна не настала, еще лето не настало, можно носочками Ну, понятно, что любить надо людей.